6. fight siis Mattias Muuk-Adrat versus Enrique Känik. Eile pressikal ka siis Mattias ütles, et tema treenerist Andre Kaljurand ütles, et ma olen näinud oma treeneri poolt kõik, mis võimalik, et mu treener isegi hoia oma parimate õpilaste puhul tagasi, nii et ütles, et mees on teinud väga hea ettevalmistuse ja ütles, on valmis laamendama Enriquega overhand'e kõvasti. Jah, mõlemal mehel pigem kätega väga hea teravus on, et vaatame, kuidas see fight algab. Ja Enrique on muidugi tuntud oma tugeva parema käe poolest. Nii et tuleb kindlasti väga plahvatusega, mehed ütles, et see ei lähe lõpukellani. Aha, see mulle meeldib. See meeldib alati rahvale. Ilus ja kolmene kätega ommu Enrique poolt. Ja siin on näha teravus, see fight mulle meeldib praegu. Siin tundub, et läheb tõesti keegi kummuli. Mattias natuke jalast kuidagi pehme juba. Jah. Hendrikul on ilusti jalad all, põlvedest all, jalad tugev. Ja ilus jääb Enrique poolt. Uhas, astus nagu ise veel otsa sinna. Natuke haymakereid. Hea loogi, hea vastus. Põlgu ei jäänud. Ja see on plahvatuslik fight, see on näha, et siin on laamendamine. Oi jaa, see läks kõrva taha või? Tõmbas jala kuidagi pehmeks kogu. Ja overhand, mida me ootasime? Korralik laamendamine. Siis see low kick Hendrikese poolt. Enrique mingid hetkel ründab väga hästi. Ei see natuke nagu ootama liialt. Mattias jääb hästi täis tallale sinna vähidistantsi nagu kinni, minu on siuke tunne. Kergust ei ole väga palju jalgelt, sellepärast need pommid kohale ka jõuavad. Ja jalutab läbi paukud. Aga no sööb ka ilusti, et... Korralikult. Mõlemad mehed on oma jagu sisse võtnud siin. Ja see round on lõppenud. Aga jääb plahvatusega esimene round meil. Loodame, et jätkub siis sama tempo, kui see teine round meil. Ja tuliselt algas essa round, vaatame, kuidas algab teine round. See vasakaak on tummine Enrique. Juba teist korda natuke tundub nagu, et Enrique oleks jalast korra nagu pehmeks läinud, kui kõrva taha tuli pauk. Ja nüüd on rahvas siis kodune. Oi, kui napid seal lööda võivad laksud. See on küll veits siuke fight, et kes nüüd siin selle ühe pihta siukse tummise saaks. Keegi kukub. No äge, vähemalt vaata, mehed ütlevad pressikal ühte ja on ka nii mitte, et me teame siin suures maailmas käivad surmani jutud ja siis vaadatakse otsa vissad pool fighti. Lüüakse 10 lööki 12 raundi peale boksis, aga siin mehed laamendavad kõvasti. Käsi ette. Jah, tänase õhtu puhul, mis ma ise nagu märkan, et on semi-pro fightid, et väga vähe on lööke kehasse, siukseid teadlikult kontrollitud lööke kehasse, et ka siin paari korraliku maksakaga lüüakse õhk välja ja sa saad kohe selle fighti tempo enda kätte võtta. Kui ilus overhand. Ja kulm on katki ka nüüd Mattiasel ja veel sinna labidaga. Aga natuke võib-olla laamendab üle ja ei ole see tabamus, võib-olla nii hea Enrique poolt. No eks ta läks otsima, vaatas kella ka. Sai ise nüüd pihta. Ütleb, et tule. Dogfight.
mis seemid lubati, me saame selle, rahvas saab, mida nad tahavad. Kui see ei tõmba rahvast karjuma, siis mis veel? Jälle, käsi ette, jalg järgi, käed üleval! Käed üleval! Hästi ajastatud jälle jab sinna, siuke pool põik läbi sinna pealt. Ui, ja ilusti sukeldud haak. Väga ilusti liigub praegu Enrique pea. Ja veel tabab üks sealt üle käelöök. Korralik laamendamine. Sa näed laivis ka seisu, kui oled seal paberit seal. Ja mehed seisavad seal nagu tõelised turvamehed. Jalgadel ka oks laiali. Ilusad low kickid Mattiase poolt siia alguses. Ja siis see low kick vastu. Ja üks bodishot ja väga ilus pealiikum Enrique poolt. Vähe ikkagi lähevad mehed ka kehasse, maksa väga ei lööda ikka siin. Kõik on ikka pea jahtimine kõva. Ja 3 jääbi järjest Enrique poolt sisse ja veel üks. Kontrahaak. Oi, hea põlv. Natuke võib-olla madalale, et õhku täitsa välja ei löönud see. Ja nüüd hästi Enrique läheb low kicki eest ära. Oleks kontra ka tulla sealt. Ja jääb. Jääb töötab ilusti. Ja low kick. Ja Mattias näitab, see polnud midagi, läheb edasi. Minut jäänud. Korralik manipulatsioon käib. Mehed laamendavad, aga veel jõuavad rääkida veel ka trashi üksteise võetada. Mattias on väsinud. Enrique peaks suruma see 3. round veel rohkem, et see võit ära kindlustada. Ui, ja läheb jälle overend läbi. Mattias nagu korralik kivipäht, tuleb ainult edasi. Jalad. Ära jäi kuulus. Ilus. Käed üles. Oi, ilus ja nüüd sai nurka Enrique, kas saab siit nüüd pihta veel? Ja tabab overendidega, põlv läks läbi, kas tuleb veel Enrique poolt? Ui! Ja milline lahing meeste poolt. Seda, mida lubas, ta rahvas sai täie raha eest täna. Absoluutselt. Kutsun üle andma D-klassi ühe peakorraldajatest Mihkel Mihkelson. Mehed andsid endast täna kõik.
ja kohtunikud on oma otsuse mulle teatavaks teinud. Selle matši võitis punane nurk Enrique Känik. No nii, ma olen siin. Oota, sa saad kohe. Meie võitjaga Enrique Känik. Lubasite eile pressikonverentsil, et läheb korralikuks sõjaks ja seda publik täna sai. Kas me võime sind ristida Mr. Overhandiks? Seda otsustab rahvas. Kuidas ettevalmistus läks ja kas sa oled enda faidiga täna rahul? Ettevalmistus oli mul väga hea. Sooviksin tänada siin kohas enda spordiklubi Invictat ning kõiki oma meeskonna liikmeid. Ma armastan teid südameest. Sooviksin tänada oma treenerid, põhitreenerid Henri Hiiemäed, kes mul alati oli toeks. Ning sooviksin tänada ka oma head sõpra ja kes on mulle treeneri ees Artur Tomsonit. Ja, kui sul on veel midagi öelda, siis julgelt. Ning siin kohas ma tahaksin veel tänada enda kallist peret ja oma inimesi, kes mulle kaasa tulid elama siia. Ning ma sooviksin tänada ka oma armsat õde, kes mulle Soomes kaasa väga elas teleka ees. Aitäh sulle, Inessa, love it! Koduseinte vahel Enrique Känik,